teid kõiki näha. Mõnda juba hommikul olen näinud, aga keda pole pikka aega näinud, suur rõõm näha kõiki. Ja me alustame oma Jumala teenistust Jeesuse Kristuse nimel. Et mitte meie ei säraks, aga et tema säraks. Et me oma südames tõstame kõrgeks teda siin selle koha peal. Ja kõigepealt olen ma palunud, et Ervin loeks meile Jumala sõna. Sest mis on Jumala teenistusel üks kõige parem lugemine? Ikka Jumala sõna lugemine. Tere ka minu poolt. Ja enne kui Maiu mulle kirjutas, et kas ma olen nõus lugema, siis eile või oli üleeile hommikul, kui ma piiblit lugesin, siis oli üks kirjakoht, mida ma lugesin just, et kui oleks võimalus, et seda ma tahaks koguduse sees lugeda. Ja see on Matteuse 13 tähendamissõna külvajast. Et kui põllumehel hakkab siin, varsti me loodame, et läheb muld soojaks, saame külvama hakata, aga siis vaimulik külv on tegelikult iga pühapäev, iga kolmapäev, kui me kokku saame, see osadus. Ja Matteuse 13 ütleb: sel päeval läks Jeesus kodult välja ja istus järve äärde ja tema juurde kogunes suur rahvahulk, nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles: vaata, külve läks välja külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Aga osa kukkus kivisele maale, kus seal polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest seal polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest seal polnud juurt. Osa seemet kukkus uhakate sekka ning uhakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni 100, mõni 60, mõni 30 seemet. Kel kõrvad on, kuulgu. Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt: miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Ja Jeesus kostis: teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole. Sest kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb: kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates te vaatate ega näe. Sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks. Ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Õndsad on aga teie silmad, et need näevad ja teie kõrvad, et need kuulevad. Sest tõesti ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust. Igaühe juurde, kes sõna kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning liisub külvatuda südamest. See on tee äärde külvatu. Mis kivisele maale külvati, on see, kes sõna kuuleb ja selle kohe rõõmuga vastu võtab. Aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik, kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama. Laseb end kohe eksitada. Uhakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis vilja kannab mõni 100, mõni 60, mõni aga 30 kordselt. See tuletab meil meelde, et Jumala sõna külvatakse ka täna siinsamas meie keskel. Nagu selles loos langeb seeme erinevatele pinnastele. Nii ka meie südamed võivad olla erinevas olukorras. Mõnikord väsinud, mõnikord muredega koormatud, mõnikord otsivad ja avatud. Seepärast kutsun teid täna, olgem teadlikult avatud sellele sõnumile ja teenistusele, mida Jumal täna tahab meile anda. Läbi ülistuse ja läbi jutluse külvatakse taas seemet meie sisse.
ärme lase sellel jääda teeäärseks, kus see kaob, ega kiviseks pinnaseks, kus ei saa juurduda. ärme lase ka elumuredel ja kiirustamisel teda lämmatada, vaid palugem, et meie süda oleks hea muld, selline, mis võtab vastu, hoiab ja kannab vilja. tulge Jumala ette suure igatsusega, et tema sõna võiks meid täna kosutada ja tugevdada. Et see annaks meile uut jõudu ja lootust järgnevateks päevadeks ja et me võiksime minna siit teadmisega, et meid hoitakse ja kantakse, et taevane isa on meiega igas olukorras. olgu see tänane teenistusaeg, kui Jumala sõna ei jää ainult kuuldud sõnaks, vaid see saab elavaks meie sees ja kannab meie elus vilja. Amen. Aitäh, Ervin. Et see oli tõesti imeline sõna, mis kõnetab vist igat ühte. Ja tõusemegi ja palume tänase Jumala teenistuse Jumala kätesse, et see oleks tema kanda, et see külv, mis täna on, et see kõigepealt langeks meie südame pinnasele nii, et ta saaks juurduda ja saaks meid kanda, et Jumal saaks jätkuvalt meie eludes olla töös ja näidata oma suurust. Isa, me tõesti täname, et me võime kogudusena tulla sinu ette, issand. Sina näed meie kõigi südameid. Sa oled neid juba ette valmistanud täna selleks sõnaks, mis meid kõiki kosutab. Tänu ja kiitus sulle, issand. Et sa jätkuvalt annad meile lootust, et me saame sinu peale kindlalt toetuda. Et sina oled meie päästekalju, et sina oled see, kelle peale mina loodan ja meie loodame, issand. Ja et me oleme sinu teenijad, issand. Ja et sina oled meie eludes auliselt tegemas oma imelist tööd, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tõesti, me tuleme täna sinu ette kogudusena. Palun juhi oma püha vaimu läbi tänast Jumala teenistust. Las see olla üles tõstev, las see olla kosutav kõige selle raskuse keskel. Ja et sina oma sõnaga täidaksid need tühjad kohad meie südames, issand. Sest sina oled valgus. Ja sina oled tervendaja. Sina oled see, kelle peale saab loota igaüks, kes tunneb, et tal on vajadus. Sinu sõna ütleb, et igaüks, kes hüüab appi Jeesuse Kristuse nime, see saab päästetud. See on nimi üle nimede. Ja ka täna me tuleme kogudusena sinu ette, taevane isa, me tuleme Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Ja täna me saame ülistada jälle nendest laulikutest. Ja muidugi, kui keegi tunneb oma südames, et Jumal on kutsunud teda ülistajaks veel koos pilli ja vahenditega, koos nende andidega, mis Jumal on kinkinud, siis olete teretulnud. Aga võtame kõigepealt laulu number 90. Tulen sisse tema väravaist tänuga. Tulen sisse tema väravaist tänuga, tema õuedesse ülistades. See on päev, mille tegi Jehova, ma rõõmustan aina issandas. Rõõm täidab mind, ma rõõmustan issandas Jeesuses. Rõõm täidab mind, ma rõõmustan aina issandas. Halleluuja, see rõõm
olenemata sellest, mis ümber toimub. meil on rõõm südames. ja võtame laulu number 72. see, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb. sest et kui me tunneme teda, oleme temaga aega veetnud, siis tema on see, kes teeb neid imesid. see, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb, kangemates võitlusteski võitjaks jääb. tõotusetas õõnas kaljuskindlamaad, imetähed usu läbi sünnivad. võitu, võitu, vereväes on võitu, võitu, võitu talle vere sees. meiega on Jumal, imejõud on temal, sõnakuulelikud saavad võidule. ära lase sõjas julgust kaduda, ehk küll pimeduse vägi ähvardab. isa armu käed ka hädas aitavad, imetähed usu läbi sünnivad. võitu, võitu, vereväes on võitu, võitu, võitu talle vere sees. meiega on Jumal, imejõud on temal, sõnakuulelikud saavad võidule. kui ka ristitules usku proovitaks, kangelane surmani jääb ustavaks. isa tõotus meile seda kinnitab, imetähed usu läbi sünnivad. võitu, võitu, vereväes on võitu, võitu, võitu talle vere sees. meiega on Jumal, imejõud on temal, sõnakuulelikud saavad võidule. Amen. ja eks see ülistus on eelkõige meie südametele tarvilik. et me toome oma südames kiitust Jumalale, loojale, nagu siis, kui Jumal viis Iisraeli rahva Egiptusest välja, kuidas Mirjam kiitis Jumalat selle eest, mis ta tegi. see on see meie viis, kõige kaunim viis tuua oma tänu nende asjade eest, mida Jumal on teinud meie eludes. ja võtame laulu number 3, armastuse imevägi. sest suurim on tõesti armastus, mis on meie südameid tervendanud. armastuse imevägi voolab päästja südamest, tungib kõigest ilmast läbi, päästab hingi pattudest. Jeesus avas pärli ukse, vabalt sisse pääsen ma. vere läbi ta mind päästnud ja mind kannab armuga. olin haavatud ja eksin, vaevatud ja koormatud, aga minu murtud südant Jeesus poole põlanud. Jeesus avas pärli ukse, vabalt sisse pääsen ma. vere läbi ta mind päästnud ja mind kannab armuga.
sisse pääsen ma. Vere läbi ta mind päästnud ja mind kannab armuga. kui kord oma elu õhtul Jõuan kuldse ustele, on ta Jeesu armu pärast avatud ka minule. Jeesus avas pärli ukse, vabalt sisse pääsen ma. Vere läbi ta mind päästnud ja mind kannab armuga. nii, aitäh, et nüüd võime istuda. ja nüüd me saame jälle midagi koos teha. ja nagu igal pühapäeval meil on leivamurdmine ja nagu kolmapäeviti me oleme uurinud nendest lepingutest, siis see on nendest lepingutest nüüd viimane leping, mis Jumal on meiega teinud. ja see on see lepingu tähis, mida me siin, me õnnistame karikat, murame leiba, see on lepingu tähis. kuna Jumala sõna on öelnud, et ilma vere valamiseta ei saa olla andmise andmist. ma loen Luuka evangeeliumist 22. peatükist ja 15. salmist alates. ja ta ütles neile, Jeesus ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Jeesus südamest igatses seda. Jeesus südames igatses meist igat ühte. ta vabatahtlikult läks kõige selle kannatuse sisse, et saaks toimuda see leping, mis Jumal viimasena teeb. kogu inimkond saaks päästetud ja et igaüks, kes vastu võtab selle anni, mis Jeesus on teinud, tunnistab Jeesuse oma elu päästjaks, oma elu issandaks ja issandaks ka selles osas, et ma teen siis tema tahtmist. Panen tema soovid oma elus esimplaanile. Et ka see on see, et ma teen ta oma elu isandaks. Tema on nüüd see, kes mind valitseb. Ainult temal on õigus minu elule. See on see leping, mida me tähistame siin. Ja ma loen siit edasi, sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Jeesus läks vabatahtlikult ristile, vabatahtlikult kannatas. See näitab ainult seda armastuse suurust, mis on Jumalal loojal meie kõigi suhtes. Kui me vaatame ka Vanast Testamendist kõiki neid ohvreid, siis Jumalal ei olnud hea meel sellest ohvri põlemise lõhnast, kohe kindlasti mitte ja sellest suitsust, vaid sellest, et ta igatses inimese südant. Iga ohver oli oma tähendusega, iga ohver pidi midagi tegema ka inimese südames. Ja Jumal tõepoolest, ta otsib seda kaduma läinud südant, inimese südant, mida ta nii väga armastas, mida ta siiani otsib. Ta on teinud kõik, absoluutselt kõik, et inimene saaks tulla Jumala ette. Mitte miski ei takista enam. Ja sellega on valatud Jumala enda poja veri. See on püha veri. Mitte sikkude, mitte tallede, mitte ka inimese veri. Püha veri, Jumala veri, mis on valatud. Ja see on see leping, mida me siin tähistame. Ja Jeesus, ta rääkis oma jüngritele sellest. Ja ta võttis karika.
tänas ning ütles, võtke see ning jagage eneste vahel, sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Need on Jeesuse sõnad meile. Need on Jumala sõnad meile. Ja las tõesti need sõnad ise räägivad meie südames. Sest püha vaimu läbi, minu sõnad jäävad alati väheseks. Aga püha vaimu läbi, et tuleks elav sõna, mis elustaks, mis elustuks meie sees. Ma olen palunud ka, et Anita loeb kirjakoha. Mõju luges Jeesuse sõnu, siis ma loeks Pauluse sõnu, et see on siis 1. Korintuse 11, teate pühaõhtuse ma õige kord. Sest mina olen issandalt saanud selle, mis ma teilegi olen andnud, et issand Jeesus sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva ja tänas ja murdis ning ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ta võttis ka karika pärast söömaaega ning ütles, see karikas on uus leping minu veres. Seda tehke nii sageli, kui te iganes seda joote minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiva sööte ja karikast joote, te kuulutate issanda surma, kuni ta tuleb. See on nii võimas sõnum. See karikas on uus leping minu veres. Seda tehke nii sageli, kui te iganes seda joote minu mälestuseks. Teeme seda Jeesuse mälestuseks. Sest iga kord, kui me seda leiva sööme ja karikast joome, me kuulutame issanda surma, kuni ta tagasi tuleb. Amen. Ja ka meie teeme samamoodi. Õnnistame seda leiba, mis meil siin on, ja õnnistame karikat. Issand Jeesus, me täname sinu riigiolu eest siin paigas. Issa, ma tänan selle koguduse eest, issa, ma tänan need inimeste eest, kes on siia tulnud, issa, ma õnnistan seda leiba, mis on sinu ihu sümbol. Issa, ma tänan, et sinu ihu murti meie eest, et meie võiksime elada. Jeesus sinus, tänu Jeesus selle eest. Tänu sulle, Jeesus. Ja tänu sulle, et sa tõesti läksid ristile vabatahtlikult, et näidata oma armastust inimese suhtes, et näidata isa armastust inimese suhtes, sest sinu sõnad on öelnud, et sa teed seda, mida sa näed isa tegevat. See oli isa armastus oma loodu vastu. Ta igatseb meid nii väga oma ligi. Ja tõesti, me täname selle eest, me täname selle uue lepingu eest, et ka meie, kui me murrame siin leiba ja õnnistame karikat, issand, siis me tunnistame iseenese üle seda uut lepingut. Et Jeesus Kristus on minu eest ja igaühe eest valanud oma vere. Ja meil on täielik andeks and, et minna isa trooni ette kui lapsed ja öelda appa, isa. Tõesti, olgu igaüks õnnistatud, kes võtab täna selle vastu. Aga tõesti, et püha vaim räägiks su südame vastu. Et see oleks vastu võetud õigel viisil, aru saades, et Jumal on meid armastanud. Tänu ja kiitus sulle, issand, Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja me võime tõusta ja tulla, nii nagu me oleme siin teinud, et igaüks, kes tunneb oma südames, et ta saab tulla
ta võtab selle väikese leivakese siin ja kastab siia karikasse ja te võite tulla. Jumal ütleb, ta ei tuleta enam meelde meile meie mõtte. Amen. Ja nüüd jällegi saame üheskoos midagi teha. Ma lasen siit juba ringi käima. Ja ma loen teile Koguja raamatust. See on Saalomoni poolt kirjutatud raamat. Saalomon, kes oli kõige targem mees, sest tema sai oma tarkuse Jumala käest. Ja ta tõesti igatses seda tarkust. Ja tarkus mingil hetkel, see jäi vaid tarkuseks, millega pärast Jumal seal lõpuks lahkus. Sest probleem oli selles, et tema pilt läks Jumala pealt eemale. Aga tarkus oli ikkagi. Ma usun, et ta igatses seda tarkust nii väga, et isegi selles olukorras, kus ta oli võib-olla juba väsinud, kui ta selle Koguja raamatu kirjutas, riigi majandus ja olukord oli hakanud juba allamäge minema, sest Jumala ligiolu, Jumala õnnistused olid ju lahkumas. Tarkusest ilma Jumalata ei ole eriti kasu. Aga siiski ta on kirjutanud Koguja raamatu. Siin on väga olulised tarkuse terad, mis on nüüd vürtsitatud nii jumalikust tarkusest kui ka inimese kogemusest. Ta on kõigest sellest läbi läinud. Ja see on tõeliselt hea raamat, et lugeda. Ma loen siit Koguja raamatust 11. peatükist ja 1. salmi. See on targa inimese eluviis. Viska oma leid vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. See on hämmastav sõna, mida võib-olla alguses ei saagi aru, mis siin on tahetud öelda. Tegelikkuses on Koguja tahtnud siin öelda, et me külvaksime, me jagaksime, võib-olla isegi mõtlemata, et see tuleb meile kunagi tagasi. Siin on see kindlus, et küll ta tuleb pika peale sinu juurde tagasi. See on Koguja enda ära proovitud tarkus. Ja ma usun, et ka meie, võib-olla kui oled Jumalaga käinud, ära proovitud tarkus. See võib-olla ei tule kohe sulle tagasi, mis sa oled külvanud. Aga ära jäta külvamata. Kui sa oled seemne külvanud maha, siis sa ei lähe otsima kohe, kas see seeme on idanenud. See seeme hukkub sel juhul. Temast ei tule midagi. Sa pead ta jätma. Ja ka see,
seeme, mis sa külvad, ära oota kohe, et ta tooks sulle midagi tagasi. Vaid jäta ta tõesti Jumala ette. Viska see nagu vee peale. Las linnud söövad. Las võtavad need, kellel on vaja. Et sa jagad. Ja siis ta võib üle loomulikult kas sinule tulla tagasi või su lähedastele. Et see on ära proovitud ja see on kogu jaoks kogemuslik teadmine. Ja ma usun, et ka meile kulub see teadmine marjaks ära. Aga palvetame ka selle kogutud ohvri eest. Isa, me täname sind. Isa, me täname sind iga lahke südame eest. Isand, sina annad tagasi ülirohkelt seda. Annad omal viisil, imelisel viisil, issand. Sa oskad teha imelisi kingitusi, issand. Tõesti, kui me loodame sinu peale ja tõesti oma vajadused ka toome koos tänu ja anumisega sinu ette, issand. Tõesti, ma tänan selle ohvri eest. Sina suudad seda paljundada omal viisil. Sina annad omal viisil ka sellele kogudusele, et ta oleks kui linn mäe peal. Ja et mitte ainult tema majanduslikud vajadused on rahuldatud, vaid ka kõik muud vajadused, mis ühel kogudusel, mis ühel Kristuse ihul on vaja, need saavad rahuldatud Jumala ülivõimsa tahte sees. Ja ta annab alati rohkem, kui me inimestena oskame paluda. Tänu ja kiitus sulle, issand, tänu ja kiitus sulle, issand, selle suure armu ja armastuse eest ja selle suure armastuse eest. Tänu ja kiitus sulle, issand. Jeesuse nimel, aamen. Aamen. Ja nüüd ootame ka sündmusi, mis meil on tulemas. Siin on meie koguduse arvenumber. Kui keegi tahab kümnist üle kanda või ohvrit anda, siis saab sinna anda. Ja siin on meie sündmused. Täna siis jutlustab meile Aimar Lauge ja Anita tunnistab. Ja siis on järgnevad kolmapäevad. Natukene tagasi äkki. Järgnevad kolmapäevad, 2 kolmapäeva, siis jälle tuleme kokku kell 18.30 ja arutame siis jälle nende lepingu teemade üle ja igaüks on teretulnud ja Jumala sõna ütleb ka, et kes tuleb kohale, igal ühel on midagi ka öelda. Et see ei jääks ainult selliseks nii-öelda õppimiseks, tarkuse saamiseks, vaid tõesti, et see oleks midagi sellist, kus ka mina suudan avada ennast Jumalale. Ja ma suudan vastu võtta, mida Püha Vaim mulle räägib. Et ka see osa võiks seal olla, et me oleksime avatud ka Jumalale. Ja siis 10. mail on nüüd Jumala teenistus, siis on ka emadepäev. Ja siis tuleb meid jälle teenima Alan ja Alice Osborne, kes on meil juba mitu korda käinud ja nendel on alati selline imeline sõnum olnud. Ja siis edasi, mis meil tuleb. Ja kes tahab annetada selle PVC halli ostmiseks. Nüüd on natukene andmed on muutunud. See hall ei tule nüüd nii suur. Aga hind on peaaegu et poole odavam. Kusjuures ruumikus on mitte poole väiksem, vaid ikka see osa nüüd see ruumikus jääb sinna vahepeale kuskile, sest see oli ikkagi väga suur, kui Märt Pähi käis seda vaatamas, see oli ikkagi väga suur ja otsustati, et natukene väiksem, mitte poole väiksem, vaid natukene väiksem ja et tulevikus siis lisada sinna juurde, kui on vajadust. Ja jälle
siin on arveldusarve, kes tahab annetada ja nüüd esimene sissemakse tehakse ära, natukene oli sealt veel rahast puudu, aga ma usun, et on annetajaid, kes aitavad selle esimese sissemakse ka ära teha. Nii, ja saame edasi minna. Ja siin on tulemas Kuressaare Nelikaare koguduse 35 aastapäev, 2. ja 3. mail. Ja siin tuleb Janno Peensalu ja tulevad imelised jutlused. Ja selle kohta ma usun, et infot me paneme ka Messengeri veel ülesse. Aga 2. ja 3. mail on siis Nelikaare koguduse aastapäev. Ja järgmine. Ja siin on nüüd suvepäevad tulemas Lootuse külas. 16. ja 16. 18. juulini. Ja igaüks on oodatud. Nüüd raha maksmisest. Jah, ühest küljest jah. Sa saad anda annetuse sinna. Aga annetuse, mida sa annad, on sinu südame küsimus. Palju sa suudad, palju sa tahad. On neid, kes annetavad selle eest, et keegi teine saaks ka osaleda nendel suvepäevadel. Et keegi jääks kõrvale. Ja kuidas sinu süda lubab tõesti annetada. Ja need on praegu meie sündmused. Aga saame minna Jumala teenistusega edasi. Meil on olnud sünnipäevalaps. Anita. Ja enne, kui me siin kiituse anname, me tahame kõik õnnistada siin Jeesuse Kristuse nimel. Võtame tõstame püsti ja sirutame oma käed ka Anita poole. Oma südames õnnistame. Jeesuse nimel me täname Anitat, me täname sellist imelise Jumala sulase eest, Jumala kingituse eest. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tõesti olgu sinu arm tema üle, sinu arm tema kodu üle, tema laste üle, Jeesuse nimel. Ole sina tema juhtija, ole sina tema sammu seadja, issand, Jeesuse nimel. Sa oled see, kes uksi sulgeb, aga sa oled see, kes ka uksi avab, issand. Olgu avatud uksed Anita ees, olgu õnnistatud tema järgnev eluaasta, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Aamen, Jeesuse nimel, aamen. Nii, ja siin on lill sulle. Ja palju õnne. Palju õnne. Ja kingitus ka. Okei, kas ta talle praegu siin. Aga Anita ei saa veel kuskile minna. Nüüd Anital on meie tunnistus. Kuuleme rõõmuga. Ma ju ütles, mul oli 2 päeva tagasi sünnipäev ja ma sain 70. Teate? Ei ütleks. Ära ja uudis on. Ja ühesõnaga, kui sa oled ilmas nii kaua elanud, siis mõtled ikkagi tagasi oma elu üle ja et mis seal siis toimus. Aga eelmisel aastal, kuna see aasta on minu juubel, siis eelmisel aastal oli minu peres hästi palju juubeleid, et tütar sai 50, tütar Katre sai 50, poeg Karel sai 40, tütar Anna sai 30 ja kõige väiksem tütar sai 10. Nii et eelmine aastaga oli ka hästi palju juubeleid. Ja siis oli veel üks juubel, see oli minu abikaasa ka koos 50-aastane pulma-aastapäev. Kujutate ette, 50 aastat elad ühe inimesega koos, kes ei ole kristlane siiamaani. Nii et näete, mul mingit nurki ei näe vist. Kõik on maha liivitud. Aga tegelikult jah, see on üsna raske olnud ja kui on sellised rasked ajad, siis ma hästi palju lugesin piiblit ja sealt tulevad tegelikult need tegelikud asjad välja,
et meie selle isikuse või iseloomu või identiteedi määrab ikkagi see, et millisesse perekonda me sünnime, et seda me ei saa ise valida. aga minul oli selle aja kohta täiesti normaalne perekond, jõulusid peeti, lapsed ristiti aastaselt ära, aga jumalast ei teadnud keegi midagi. aga no kui ma seda piiblit lugesin, siis sealt sain tarkust, et mees võtab naise ja jätab oma pere maha, aga tegelikult võtsin mina mehe, mis oli täiesti vale asi. siis on veel, et tee teisele seda, mida sa tahad. kuidas see on nüüd, et ära tee teisele seda, mida sa ise ei taha, mis sulle tehakse ja austame isa ja ema, et su käsi hästi käiks ja sa elaksid kaua maa peal, et ja noh, nii edasi, siuksed asjad. ja veel palju asju, mis sealt piiblist, mis piiblist saab tarkust. aga nüüd mõned pildid, et mis mul on jäänud. et üks pilt on selline, et mul õde Arda seisab meil suures toas musta ahju ees ja on hästi ja tunnistab mulle, et tema kohtus, et ta käis Oleviste kirikus seal 84. aastal oli see. ja ta kohtus Jumalaga, et Jumal on tõesti olemas ja et usud ja et tule ka ikka, kutsus mind ja siis ma läksin oktoobrikuus Tallinnasse 84. aastal. kui kaua tagasi. ostsin ma elasin Torni tänal, ostsin rohupoest, te olete seda kindlasti kuulnud ka juba, ostsin rohupoest pakid ju pekki, siis ma suitsetasin. Läksin siis Tallinnasse ja siis sain Jumalaga Olevistes. Sain esimest korda tunda Jumalat ja see oli nii ehe, nii võimas, et ma olin seal siruli maas ja noh, suitsetamine kadus iseenesest ära, et selle paki viskasin prügikasti kohe. aga mul oli, siis ma tulin jah Kuressaarde tagasi ja liitusin kogudusega ja käisin hoolega koguduses ja aga kui sul on päästmata abikaasa või kes ei taha üldse Jumalast midagi kuulda, siis on suht raske ja noh, ikkagi teate ise, mis siis juhtub, et ei käi enam kirikus ja ei hooli Jumalast ja aga siis läks aastaid ikka hästi palju mööda. no muidugi mind Vanamõisas ristiti 85. aastal. ja siis 2001. aastal siis see olukord läks kodus ikka nii hulluks, et meil läks täitsa jubedaks kismaks ja siis mul poeg, kes oli 15-aastane, tuli minu kaitseks välja ja siis no kujutate ette, kui isa ja poeg lähevad kaklema, et see on ikka üsna jube asi ja siis mul tuli Jeesus meelde ja hüüdsin, Jeesus, tule aita, Jeesus, tule aita. ja siis nagu rahunes maha, aga poeg jooksis kodust välja ja kas äkki 2 päeva pärast siis tuli muidugi tagasi ja kõik laabus, et noh, rahunes maha selleks korraks, aga siis ma läksin linna see Pallapsoni see poe poole, et isal oli vaja kellapatareid vahetada ja siis ma nägin sellise ilmutuse, et mul oli hästi halb oli olla. nägin inglit niimoodi, et tuli üks ingel tuli niimoodi päike säras kõik ja selline kiirgus oli ta peal ja tuleb mulle seal tänava peal vastu. ja siis lähen lähemale ja siis vaatan, et see on mu õde Ardo. ja siis tuli Taimar ka kuskilt, nüüd nad on pastorid muidugi, tulekogudusest kindlasti teate. aga siis tuli kuskilt poest ka välja ja siis räägivad, et küsivad, et mis sul siin juhtus, et Jumal saatis nad siia Saaremaale. siis läksime meile koju ja siis köögilaua taga palvetasid mu eest, no Mati, mu abikaasa ei tulnud muidugi.
sinna laua äärde, ta oli teises toas, vähemalt oli vait. ja siis palvetasid ja siis ma sain püha vaimuga ristitud ja siis ma sain keeled ja siis nad soovitasid mind minna Rohu tänavale sellesse linnakogudusse, kus ma siis olin seal teagi kui kaua. Noh, siiamaani, kuni ma siis siia maale tulin. Sellised pildid. Et aga tegelikult mul suguvõsas minu emapoolne vanaema, sest mu vanaema Kadri veskimeister oli usklik inimene ja ta käis siin jalgsi või vahel hobusega, ma ei teagi, kus kohas ta siin käis, kas Soondas või Ellamaal või Liival, kus nad siin koos käisid. Ja tema, üks 3 pojast, Mihkel veskimeister, kui keegi teab, tunneb, oli ka usklik inimene ja isegi vist pastor. Baptisti liini pidi vist, päris täpselt ei tea. Aga siis veel mingi või noh, selline tunnistus, et või tõdemus, et aga kui me seal, no te teate linnakoguduses, me käisime seal aastaid niimoodi, et meil ei olnud pastorit, me palvetasime kogu aeg ja siis no selline usk tuli, et see kogudus saab jalad alla ja tuleb pastor ja 4 Kaare koguduses käisime pastor Aluri juures. Pühapäeviti ja kolmapäeviti siis olime seal palveosaduses. Ja siis mul tuli selline nimi äkki, et südamesse, et meie järgmine pastor on Usin, aga milline neist, sest neid on hästi palju kristlastest usinaid. Aga lõpuks siis algul arvasin, et on Kalle, aga pärast Kalle ütles ära ja siis tuli ühesõnaga, siis mul tuli selline vägev asi veel, et selline press tuli peale, et ma pean Tanel Usinale helistama ja ma ei saanud seda toas teha, siis ma läksin keldrisse ja helistasin talle, et tule meile pastoriks. Et on linnakoguduse pastor. Ja kui ma siis 2020. aastal pensionile jäin, siis ega ma ei teadnud, mis ma siin tegema hakkan või miks ma siia maale tulen, mul oli ka selline sund peale, et ma pean maale tulema, ma ei tahtnud üldse tööl käia ega tööd näha ka enam. Ja siis äkki augustis pastor Alur helistas, et tema tahaks teha alfa kursust, otsi meile ruumid. Siis ma uurisin otsisin selle Elamu külakeskuse ja üks jahimeeste maja oli ka veel piiril, aga siis ta valis selle ja sellest ajast siis käime siin koos. Ja veel natuke, et 2020. aasta 19. novembril käis mul ema siin, laulis 3 laulu ja 23. esmaspommik, see oli kolmapäev, oli 19 ja esmaspommikul ta suri ära. Ja nii, et mina ei saanud mitte midagi aru, ühesõnaga siuke lugu, et miks ta niimoodi, ta ei ühtegi päeva ta ei olnud, ta oli kristlane, ta oli tõsine kristlane, iga hommik luges Meie Isa palvet või iga õhtu ja hommikul, ma ei tea, mida ta seal luges. Aga ta oli hästi hea ülistaja. Ja peale seda siis tuli kuidagi selline, no kui ma seda siin ka rääkisin või tunnistasin seda, siis mina usun täiega, et minu ema panigi aluse sellele, et siin toimuks Jumala ülistamine, et siin toimuks Jumala sõna kuulutamine, et siin toimuks, et siin saab olema kogudus. Ja nii see on siis sündinud.
aga et kui, no ma ei ole eriline kuldsuu, aga ma ei tea, saite mu jutust midagi aru ka. aga ma tahan sellist asja veel rääkida, et me oleme koos Jeesusega risti löödud, Golgata ristil, surnud, maha maetud, üles tõusnud ristimises ja Jumal ühendas meid Jeesusega. Ja nüüd oleme koos Jeesusega taevas Isa paremal käel, valitseme koos temaga. Kõik, mis kuulub Jeesusele, kuulub meile. Ja ma loen mõned kirjakohad, sest siin eelnevad tunnistajad on hästi virgad olnud Jumala sõna kuulutama. Efesuse kiri 2.6. Siis. Kuigi me olime surnud ülestõusmises, on meid ühes Kristusega teinud elavaks, armust oleme õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetunud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Järgmine. Kolossa 2.6. Filippi. Filippi 2.9. Sellepärast ongi Jumal teinud tema ülendanud kõrgele ja andnud temale tema nime üle kõigi nimede. Et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand Isa Jumala Isa auks. Kolossa 1.16. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki, kes kõik püsivad koos tema sees. Ja tema on ihu, see on koguduse pea, ta on algus ja esmasündinu surnute seast, et ta kõigest saaks esikohale, sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas ja tehes rahu ristivere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik nii hästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. Ja 2.13. Ka teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ümberlõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. See oli tema vastu ja selle ta kõrvaldas, sest seda risti külge naelutades. Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avalike pilkealusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Amen. Mul on siin 3 lehekülge, aga aitab. Aitäh teile kuulamast. Anita. Jumala sõna on alati hea lugeda. Ja nüüd palume, et Aimar tuleks ja jagaks meile, mis on Jumal tema südamesse pannud. Nii, ma vaatasin, kell on päris palju, ma ei tea, mis kellane see süsteem käib teil, 10 või? Jah, see võib. Jah, et no ma püüan võtta hästi kompaktselt kokku, kuna ma seda ei oska, siis ma ei saa seda teha ka. Olen palves. Tõunukas üle, siis selles mõttes, et sa võid istuda, seepärast sa oled püstivaga. Või tahadki teistki korra veri liikuma. Jeesus, me täname selle õhtu eest ja me täname selle osauduse eest, me täname üksteist ja tõesti ka Anita eest ka, et kui ta tõesti sellises kõrges vanuses ja nii tragi ja traksis on ja me täname selle eest tõesti, et kõik tema vajadused saab Jumala sõna täidada ära ja ta ei pea muretsema, et sellest Jumala sulaseks saab üks õnnelik Jumala laps. Issand tänu sulle selle eest ja me täname
Jeesus ka, et ava meie südamed, ava meie silmad, ava meie kõrvad, mõistma, aru saada. Me elame siin maailmas, meil on omad kogemused, omad arusaamised, aga Jumal, tõesti vajame sinu juhatust ja sinu nii-öelda kättpidi vedamist, sinu sõna mööda ja meil on omad mured, omad tegemised ja tegemata jätmised, aga me täname, et sina oled nende eest, kõikide asjade eest hoolt kandnud. Ja ise me tänan sind sellest, tänu sulle Jeesus ja tõesti, et meie vaimsed silmad oleksid avatud, kõrvad kuuleksid, et me võiksime aru saada ja leiaksime omal abi õigeks ajaks. Tänu sulle Jeesus. Amen. Istume. Piibel räägib väga erinevatest teemadest, nagu siin kuulsime, et kuidas õieti elada ja kuidas õieti abiellud ja kuidas need erinevaid asju on. Need on nii-öelda seinast seina ja laest laeni, aga ütleme nüüd kristlasena. Et ma mõtlesin ka, et meie, kes me oleme kristlased, et kuidas peaks nii-öelda alustama. Et need algused on nagu väga erinevaid on. Ma võin paar näidet tuua. Üks noor mees läks kloostrisse mungaks, siis ta mõtles, et ta siis alustab oma mungaelu või meie ütleme kristliku elu siis õieti või õigesti, kuidas ütleme peab. Ja siis ta mõtles, et ta läheb kõige auväärsem, kõige vanem ja kõige hallipäisem munga juurde ja küsib ta käest, et mida sina teeksid, kui sina peaks alustama oma munga elu algusest peale. Ja see vana munk istus seal ja ütles niimoodi, et teate, meil seal kloostri taga on surnuaed. Et mina läheksin sinna surnuaeda ja seal on maetud kõik meie vennad, kõik eelnevad mungad. Ja ma räägiksin neile, kui toredad nad on. Ja siis, kui sa täna räägid, nii palju oskad ja siis kuulab, mida sulle ütlevad ja tuleb tagasi ja räägi mulle ka. Mees läks siis sinna, noor poiss läks siis surnuaeda ja rääkis, et nad on jumala pühad ja kõik toredad ja kuidas nad on palvetad ja kui ilusad ja head ja millist palvevõitsused on võitnud. Ja ühesõnaga rääkis kõik nii palju, kui ta oskus, kiitis neid seal. Ja siis tuli tagasi ja see vana munk küsib, et noh, kuidas läks, käisin. Kas midagi rääkisid? Ei rääkinud, aha, okei. Aga nüüd mine uuesti. Ja nüüd mine räägi ära, kui halva nad on. Noh, igas, kõik, mis sa tead, räägi kõik, mida sa munkadest tead, halba, kõik räägi ära, nii see on. Ja siis anna mulle teada, mida halba nad sulle, või mida nad selle peale sulle kostsid. Ja siis tema läks siis sinna ja rääkis, et iga silmakirjad eelid ja lugetud hauad ja tehti teie sõnadega, võtite tegude järgi, noh, pani see nii palju, kui ta oskas ja ei häält, ei kõnet, tuli tagasi. Ja siis see vanem munk küsis, et noh, mis nad siis vastasid? Ei midagi, ütles, ja niimoodi elagi. Kui keegi sind kiidab ja kui keegi sind laidab, et see on nagu täna on ja homme pole. et ühesõnaga, mida ta sulle ütles, on see, ole maailma jaoks surnud. Me kuulsime ka, ole surnud. No üks asi on see, sest nagu aru saada, teine asi on püüda seda elada. Noh, ja et mõnele meedi kiituse, mõnele meedi laituse, mõnele ükski asi. Need on nagu erinevad asjad. Aga igal juhul, mis ma seda lugu räägin, on see, et Paulus kirjutab niimoodi, Efesuse kogus ütles, et ma kuulsin, et selles paigas käivad koos ühed kristlased. Ma loen selliseid algusest, ütleb niimoodi, see on Efesuse kiri. Ja esimene pead 15, Paul ütleb, seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest teid oma palvetes meenutades. Vaata, ta kuulis, et
ühed, kes saavad kokku, noh, ütleme Selamaa külas on. Ja nüüd tema, kes oli apostel, ütleb, ma ei lakka tänavast Jumalat teie eest. See oli 2000 aastat tagasi, et vahet ei ole, praegu, nüüd või tulevikus on. Ja siis nii sa mõtled, tema oli siis nagu see nii-öelda usu isa või selline pani asjad paika, ütles, kuidas asjad käivad on. Ja nüüd väga huvitav nagu vaadata, kuidas ta seda tegi ja mis ta üldse tegi. Nüüd teie rahustus mõtled niimoodi, et ma olen kõigest sealt läbi minema, muidu me peaksime istuma 3 kuud siin koos ja ilma sööma ja joomat on ja oleksime kõik väga läbi, aga ma võtan pisikse kirjusid, aga lähme selle asja juurde. Siin ta nüüd ütle niimoodi, et ta ei lakka paletamast meie eest. Ja ma loen siis seda ette, see on samas 17. Mida teist paletas? Et meie issand Jeesuse Kristuse Jumal, kirkus isa, meile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel. Ehk siis püha vaimune. Valgustades meie südame silmi, et me teaksime, milline lootus on tema kutsumises. Kas sa tead, mis on lootus tema kutsumises? Lihtsalt mõtled ära praegu vastan. Milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade seas? Milline on siis tema pärandi kirkuse rikkus pühade seas? Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul, mitte omast jõust, vaid tema jõu mõjul. Ma hakkasin taha tugevada liiga pikaks, aga ta räägib 3 asjast ja me võtavad ühe konkreetse asja siit tähelepanu alla. Siin ütleb niimoodi, valgustaks meie südame silmi, et me teaksime, milline lootus on tema kutsumises. Milline, et me teaksime, milline lootus on tema Jumala kutsumises. Ja lihtsalt, et ma küsin teie käest, et ma lähen Efesuse kirja 4. peatükk salmist 1. Ma loen selle küll ette ja siis proovi vastata sellele. Paul kirjutab, mina, kes olen vang Kristuse pärast Kristus vanglas, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Mis see lause teil ütleb? Et te elate selle kutsuse vääriliselt, mina ka, millega teid on kutsutud. On kellelgi aimu selles kutsus midagi? Ja kui sa nagu ütled, õpetaja kutsub sind ette, räägi sellest kutsusest, millega sind on kutsutud, et siis mina tõusin püsti, kratsiksin pead, õpetaja ütles, istu 2. Et saad aru, ta räägib, me elame selle kutsumuse vääriliselt. Mul pole all ju aimugi, mis kutsumine see üldse on. Mis arvate, pakkuge lihtsalt täitsa vabas vormis, et mis kutsumisest üldse siin Paulus räägib. Nüüd ma selle kutsuse vääriliselt elama, ütleme, et teeme kindlasti, mis on selle siin eespool ma just lugesin, et milline lootus on tema kutsumises. Mis ma seda vaim räägin, ma püüan teile selgitada, vaata, kas keegi on näinud juhul sellist imelooma nagu vastpöördunud Kristlast? Jah, nii. Vaat siis ennast öelda, sellest rääkisid, olid pikale maas seal, mis ta on siis, mis kiriks on, ma paudsin, Oleses. Nii, olid sa kurb siis seal või? Olid rõõmus? Jalad ikka vastu maad käisid ikka? Pärast jah. Ikka mõnikord, jah. Ühesõnaga, aga miks ikka, kui ma väljenda selline keep smiling, siis see oli. Ei, miks see oli? Miks see oli sellepärast, et Jumala vaim mõjutas mind. Nii, jah.
ja siis. ma sain teada, et Jumal on olemas. nii, ta oli olemas, väga hea, sa rõhustad selle üle, et Jumal on olemas, aga edasi. või see sinusse puutub, noh, ta oli ju enne ka olemas, see oli kui saad teada, et 2 + 2 on 4, no mis siis. ma saan kõigest tema peale loota, selline tekkis. ja tekkis selle lootus ja tema peaks loota sellepärast, et tema on sinu poolt, on ju. Amen, on ju. nii, nüüd vaata, nüüd ta räägib, et tehke kindlaks oma, et ütleme niimoodi, et mille lootus on tema kutsumises. kui te loete, et evangeeliumit, siis Jeesus niimoodi, kuidas Jeesus ütleb, et ükski ei saa tulla isa juurde. ja, või poja juurde isa ta ei kutsu, või vastupidi, või vahepidi, ühesõnaga, kui ei kutsuta, ei saa tulla. nüüd ütleb, milline lootus on tema kutsumises. vaata, me oleme täna siin, ma hakkan peale seda puslet lahtele, me oleme siin, vaata. nii karm kui see ei ole, see üritus, mis siin on kutsetega pidu. sa ei saa tulla siia. mäletate, seal tähtsõjas Jeesus rääkis seal kuningriigis, siis nägi seal oli üks külaline, kellel ei olnud pulmariides seljas, mäletad seda lugu on ja. ja ta küsis, kuidas sina, armas sõber, siia said? ja ta ütles niimoodi, et ta ei oska midagi öelda, on ja. siis ütleb, see, kes kutsub, see ka annab nagu varustuse, on ja. see oli rääginud sellest, on ja. nii et Jumala riiki või kogudusse meid lisatakse. vaata, kui sa loed apostlite raamatust, ütleb niimoodi, alguses ütleb niimoodi, et mitte keegi ei julgenud tulla nende juurde, sest Jumal elas nende keskel. Suur kartus oli kogu rahva üle. nii, ja siis ütleb, räägib seda, see on kõik veel juhtub. ja siis ütleb niimoodi, ja Jumal lisas iga päev sinna neid, kes olid saanud päästetud. saad aru? Jumala riiki sa saad kutsumise kaudu. ühes kohas siin täna meil loed seda Seenu küla, et see on väga hea, mul on suur külatus sellest ka rääkida, aga ma teine kord. Tihtipeale, vaata kui Jeesus kõneles niimoodi, et ta kõneles mitte nii, nagu nende kirjad ütles piir nii, et nad olid jahmunud. Sest Jeesus jututas nõnda, mitte nagu need kirjatunded, vaid see, kellel on meelevald. Ta ütles, asjad on nii ja nii on. Mitte, et on, oota, kuidas öeldakse, on nagu, ütleme, nagu perekonnas on niimoodi, et on nagu, kuidas ütleme, on siis minu arvamus ja on nagu vale arvamus. Aga Jeesus ütleski, et on minu arvamus ja kõik muud on valed arvamus. Nii et kui kõik kuulsid, kõik saad aru, et see nii on. Et ainuke tema älu, kes niimoodi sai rääkida, aga muidu seda nagu ei ole. Nii et see kutsumine. Mis ma tahtsin rääkida, läks natuke rappa. Ühesõnaga, ta räägib niimoodi, et ühes kohas niimoodi, paljud on seal mäes, paljud on kutsutud, vähesed on valitud. Kuidas te selle ära seletate? Paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Kes valib? Jumal kutsub, aga kes valib? Pakkuge, kurat äkki või? On veel mingi tõogu? Ise? Jah. See on niimoodi, et ühes kirikus on niimoodi, ukse peal on niimoodi, et see, mis Luteri kiriku ukse võlv on niimoodi, see on kirjutatud peale kutsututele. Ja kui sa lähed sealt alt läbi ja siis keerad ringi, siis on kirjutatud valitutele. Tähendab, need, mis läbi lähevad, need ongi valitud. Ühes kohas ütleb seal, kutsuge minu koda peab täis olema, kutsuge palju sinna ja jalutud ja kõik asju ja ükski kutsututest ei saa siia sisse. No kellel oli härg võetud ja kellel oli taine võetud ja kellel oli mingi 1000 muud vajadust ja häda oli. Jumal ei võtnud, aga ta võttis need, kes sellele kutsele siis vastasid. Ja nii ma küsin, hakkame täpselt, kus kohta või kuhu või millesse meid kutsutakse. Meil siin oli just liva murdmine, Mai luges just ette niimoodi, et ma ei joo sellest enne, kui kõik asjad Jumala riigis on, või Jumala riik on siin.
ennem ma ei joo. Jeesus ütles niimoodi. Nüüd me teame, et Jeesus suri, 3. päeval tõusis ülesse ja mitu päeva ta siin maa peal veel ringi kõndis? 40 päeva. Kas ta jõi viinamarja, mahla või veini tol ajal 40 päeva jooksul? Ja jõi. Ta ütles, et mulle süüa ja tegid seal ja oota, mis ma ütles, et enne ma ei saa, kui Jumal ikka sest Jeesus oligi see, kes avas Jumala riigi. Sina oled täna Jumala riigi saadik siin maa peal, kulutad Jumala riiki sinna. No okei, see võib-olla praegu tundub, et oota, mis mõõdu, et Jumala riik on teie sees, teie südames, see ei ole kuskil teist kaugel. Okei, ma kohe sellesse minema läheb liiga palju korraga on üle toos. Aga ma tahan, aga millessegi meid on kutsutud. Ja ma tahan just selle jätke meelde, see Anita näide, kui meil oma on ka, me saame kuulda Jeesusest, see rööv tabas mind. Jumala riik ei ole söömine ega joomine, vaid õigus, rahu ja rööv pühas vaimus. Ehk Jumala riik on pühas vaimus. Õigus, rahu, rööv. Nii, kui sa elus käid, siis hingavaenlane püüaksid kogu aeg panna niimoodi kasti, kogu aeg tahab ära röövida seda rööv. Galaati ütleb niimoodi, et teid on kutsutud vabadusele, ärge laske taas jälle panna sellesse orjaikkesse. See räägib käsusse ja õigesse seda sähvatsele. See on nii kerge. Me oma elude pealt, kui on midagi teinud, meil on valesti teinud, siis me takerdame, me jääme siin kinni, me ei suuda usku, et Jumal meile andeks andnud, aga tegelikult Jumal tööst päriselt ka on ka andeks andnud. Okei, nii, aga küsimus, millest ikkagi Paulus kirjutab, et mind on loodusele kutsudes, missugusest kutsusest ta räägib. Tihtipeale ma kuulen sellest, et kas meid on kutsutud, ma ei tea, täna meil on ülistajate puudus on meil, et oleks ülistajad. Meil on siin kõik ülistajad, mul tuli üks lugu meelde, kui ma siin istusin ja lausime niimoodi igaüks oma häälel. Ja siis oli kunagi ühes kloostris niimoodi olnud, et vanad mehed tulid kokku ja siis lausid seal. Ja lausid nii valesti ja nii valjusti, et kõik varesed seal kloostri selles lendasid ära. Aga ühel päeval tuli kloostris üks väga tuli noor mees, hästi orks lauda ja siis see kloostri üle, ütles nüüd lõpuks ometi mingi hea laulumees. Ja nüüd vanad mehed pandi kõik sinna istuma ja las see noor mees siis nagu laulis enne. Ja nii tehti kõik imelised helid ja imeline muusika, kõrv kuulus ja kõik paitas ja öösel kloostri ülemale ilmus ingel. Küsis, et kuule, mis see siin lahti on? See ei meil mõne lahti, meil kõik väga hea, et meil ometõpsavad, meil on ülistus olemas, muusika meil on suurepärane. Me ei kuulnud taevast mitte midagi, teid vaikus oli. Et sinnamaani kõik korrad olid selline ingelik või jumalik muusika tuleb, aga seekord tuleb mitte midagi. Järgmine kord oli jälle niimoodi, et kõik vanad mehed pandi jälle sinna laulma ja igaks elutas omal viisil ja taevas oli pidu. Ma tahan öelda, see on kuidas see süda on, okei, see tuli mulle lihtsalt nagu see lugu meelde, et üristatakse ikka südamega, mitte üksi häälega. Aga ikkagi ma tahaksin teie käest saada seda vastust, et millest meid on siis kutsutud või millest ta räägib? Ma natuke aitan teid kaasa, kui me läheme siin Peetruse, teise Peetruse kirjas ütleb niimoodi, ma ei tea, kas aitab kaasa või toob segas juurde. Peetrus ütleb niimoodi, kirjad siin teise kirja esimeses peatükis saamist 10 edasi. Seepärast olge veelgi innukamad kinnustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. Keegi tahaks niimoodi olla, et ta ei eksiks kunagi. Ja siis ta ütleb, paneb veel sinna nagu iile punkti peale või kirstordile, sest nõnda võimaldatakse meile, teile ma kirjutan vastan nagu meile, see kulub mulle ka, meile takistamatu sissepääs meie issanda ja päästja Jeesus Kristuse igavesse kuningriiki. Takistamatu sissepääs. Tehke kindlaks oma kutsumine ja valik.
kuhu on meid kutsutud? kuningriiki. Amen. Jumala riiki on meid kutsutud, kui Piibel räägib kutsumisest, ta räägib, sind on kutsutud, see nii-öelda, me oleme Eesti Vabariigi kodanikud, meil on Eesti Vabariigi kodakondsus, enamusel ma arvan, mõnel võib-olla veel mõned, aga me oleme Jumala riigi kodakondsed ehk Jumala riigi säädused kehtivad meie üle. või nii kui siin loeti ette niimoodi, meid on aetud taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Ehk see on see meie olukord. Ja vaata, kui nüüd ütleb Paulus ka, ma palun teie eest, et te võiksite selle asja ära mõista. Ja nüüd pange tähele. Mitte see, et mina teile siin räägin seda asja, ei too teile seda ilmutust, vaid see, paluge, et Jumal teile ilmutaks ja minule ka. Milline lootus on tema kutsumises. Näiteks üks on hästi tuntud kirjakoht, mida kunagi selles kontekstis loet või aru saada, aga sellega väga konkreetselt on, näiteks lähme Rooma kirja 8. peatükk ja kus on 31, kui me ei eksi kohe vaatama. 28, Rooma 8, 28, sest kuni 30. salmine, jah. Aga see on üks hästi huvitav ja siin ta mainis seda samat asja. See on Rooma 8, 28 Pauluse kirjale, ütleb niimoodi, ent me teame. Paulus ütleb, see on see asi, mida me teame. Kindel värk. Et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Ühesõnaga, kui sina armastad Jumalat ja su elus juhtuvad mitte meeldivad asjad, siis Jumal laseb kõik selle tulla sulle heaks. Ükskõik mis olukord on mingi tervisega, kui sina suhted, maailmas olukord. Kui sina armastad Jumalat, siis kõik need asjad tulevad sulle heaks. Aga siit edasi, pange tähele. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ja see kutse jälle. Ma võtan üks näite, ma olin, kes siin kohalikud teavad, et meil on, ütleme, Joosip talu, siis kõrval on meil Kolgad. Ja see Kolga Hannu oli seal peremees ja Kolga Laine oli siis perenaine seal ja Hannu oli siis minu vanaisa suur sõberane. Ja mina tollal oli kristlane juba ja siis see Laine, ta mees ja surnud juba Laine, see oli 80-aastane. Ja siis ta ükskord tuli ma juurde, ütles niimoodi, et kuule Aimar, et ma olen nagu valus ka juba, et ühel päeval tuleb asjad kokku panna ja elama surnuaeda kolida. Aga et kuidas selle, Jumala riigi asjadega, tema eluaeg on tusmatu on ja kuidas sellega siis on. Ühesõnaga, ta seletas mulle, et ta tahaks Jumala asjadest aru saada. Mina olen noor kristlane, mulle meeldis sellest rääkida. Super variant on. Üks tahab ja teine tahab rääkida ka. Istume koos ja see ei ole mitte ühe korra, vaid mitu korda. Ja ma pean ütlema niimoodi, kuidas niimoodi tead. Ma püüan aru saada. Ma näen, et sa püüad seletada, aga ma lihtsalt ei saa aru. Ja ei saabki. Ja nüüd pahatahtlikust ja mitte midagi, lihtsalt ütles, see ei ole enda võtta. Ja ma saan aru, see ei ole niimoodi, sa võid kõik seletada, see ei ole võtta. See, kas sul antakse ülevalt. Või see ei ole. Ja sa võid, ma ei tea, pea seista või ma tegin seal diagramme ja oled selle seletasin ja püüdsin kõik, ma ei tea, ühesõnaga kõik on räägitud, mitte miski, ei palve, ei heasõna, ei surmahir, mitte miski aitab. Ma tahan seda öelda, et see on see kutsumine. Vaata, kui sa oma elad, et sa seda hetke maha ei maga, et
ta oli siuke hästi tore inimese meelest, selline heatahtlik, ma tean, ta see poeg on 10 aastat vanem, Aadu. ta on praegu just tema määrata, kui ta oli seal kuskil 40 aastane, siis ikka ema läks, võttis ta kaelas kinni, ega sul kael ei ole nii higine, et see tuul läbi tõmba ja hoolitseb ema. Niimoodi, et suurel mehel oli see ema meeldiga, aga ta ei saa talle, okei, jah, et ühesõnaga see kutsumine on nii oluline, saad aru. Jumala siin kutsub, mul üks sõber, mesinik, üks päev just taga rääkis, aga ta ütles, ta oli 2 aastat tagasi, või aasta tagasi, jah. Ütles niimoodi, et elab seal mandril ühes külas ja külas on, küla rahvas ka omavahel läbi ja üks tütarlaps, ütleme tema siis vanune käis läbi, aga see tütarlaps siis elu viis ta välismaale seal ülikooli õppima ja siis ta armus ühte kohalikku mehesse Aasiast kellegi õnne. Ega ta seal midagi teadnud, igal see noormees tegi talle abile ettepaneku ja siis tulid pulmad. Ja mis siis selgus, et see mees, selle mehe perekond on nagu meie mõistes nagu pururikas. Nagu meil on seda kruusakive või seda kadakaid, nii seal oli seda kulda ja karda. Ühesõnaga, ja siis see kutsus siis oma lapsepõlve sõbra koos tema oma abikaasaga neile pulma külla. Ja seda rääkis mulle mõned juttu. Pulma kutse oli niimoodi, et nad pidid andma kõigepealt oma möödud. Mis on nende möödud, kui pikk nad on, kõik kõhu ümber möödud on ja kõik niimoodi. Ja siis nad pidid ostma nüüd ära lennupileti sinna lennujaama ja tagasi. Nii nad andsid siis need oma möödud ära, läksid siis sinna lennujaama. Neil tuli limusiin tuli ette, pandid sinna limusiini, sõidutati ühte 5 tärni hotelli suurde kõrgene, mis oli nädalaks ajaks pandud pulmade jaoks kinni. Toodi sealt välja, siis nad viidi neid kohe sealt ümardajad või viidi neid sinna tuppa. Toas oli voodis peal, oli nii sellele naisele kui ka sellele mehele olid riided valmis pandud. Need võid pulmariided selga ja nende riietega võisid pulmad ringi käia. Ja kõik, mis nad tegid, kõik oli tasuta. Tuleb kuidagi tuttav ette. Nagu piiblis. Ja need nädal aega elasid seal, neile tehti kingitusi. Mitte nemad keegi ka midagi. Ma ei tea, äkki mis on see kaart on, see 50 euri vahel, et ela õnnelikult, vaat kus hakkab peale, kuidas see on. Ja nad ütlesid, et seal olid täiesti teine maailm, teine arusaamine, kõik hoopis teine, kõik teed ette taha ära, nädal aega olid seal, ütlesid nemad kuulus ainult sõiduraha edas tagasi, kõik 5 hotellid elas ära. Nüüd sellest kutsumisest nemad kutsuti pulma. Sind ja minna kutsuti ka Jumala riiki ja kutsuti pulma. Ta ütleb, et vaat milline lootus on sellest, kujuta ette, kui sa oleksid näiteks selle minu sõbra asemel käid seal pulmas. No kuule, sa istuksid õhtu läbi telefoni otsas ja räägiks oma sõbrannadele kõik, kus sa käisid, mida sa nägid, mis toitul sõid, mis seal oli kõik. Kiidaksid on ja nii, aga seda tegi mingisugune miljonär on ja. Aga kujuta ette, nüüd sind on kutsutud korraga Jumala riiki. Jumala kaaskodanikuks. See on hoopis midagi muud. Mitte presidendi vastuvõtule, vaid Jumala vastuvõtule. Sul on koht Jumala kojas süüa. Selline lootus on sinu sul iga päev. Ja nüüd vaata, milles nüüd Paulus tekindaks oma kutsuna valik või kes ütleb, et ei komistaks ja teil oleks taks ütleb, see on niimoodi, kui ma aru saan sellest, et Jumal on minu poolt. Et kõik sellest hoolimata, mida ma olen valesti elanud, valesti valinud, valesti teinud, siis Jumal valis mind. Mitte minu tarkuse tõttu, vaid tema arvu tõttu ta valis mind.
siis ma vastan sellele. Ja vaata, et meid on täna valitud ja meid on täna ka kutsutud Jumala riiki. Ja vaat, kui meil on niisugune lootus tema peale, küll ka, siis me muutume samasuguseks, nii nagu tema on, aust vähest väkke. Kui meil on niisugune lootus tema peale. Nii et ütleme, vast eelmine kord siin tuli, siis ma ütlesin ka, et siin on nii vaikne nagu surnuaias on ju. Tegelikult on niimoodi, vaata, kui sa oled nii-öelda kristlen koos või ütleme, siis sa oled, nagu öeldakse, pidevas pulma olukorras. Alati, või kuulge ka, alati, kui te kokku tulete, kellegi alati midagi rääkida. Sest midagi põnevat on, alati nurra taga on midagi põnevat, see on mingi uus atraktsioon, uus üritus, et kristlase elu, kuidas see laul oli, sile ja sirge on ja seal kärakud ja värk, aga seal on alati Jumala tats või Jumala puuduse sees. Ma olen ühe sellise, kas keegi mäletab, kunagi oli üks ärkamine Ameerikas, see oli, kas see oli Pensacoolas. On keegi näinud videosid Pensacoola ärkusest. Nii, meil oli selles turgud käid seal, aga ma tahan rääkida, see oleks lugu hästi huvitav. Vaata, pole kell on, see viimane ka, kui on kell pool. Ma saan aru, poolest on läbi enne värk. Ametlikult. Tänu kellale muidu mängu jääb provisema. Ühesõnaga, seal linnas oli siis kogudus, Pensacoola linnas oli kogudus, seal oli pastor ja see pastor kutsus isade päevaks kohale ühe jutustaja, see Steve Hilvest nimi, ta siin kaitses ka käid. Nüüd on surnud. Ja ta ütles, et ta oli pühapäeva koosolek selline pidulik, kui ütleme, perekonnad tulid seal, isad, emad, lapsed ilusti ja tehti ju pilti selline pidulik, ütleme, mida tavaline pühapäeva täis, selline pidulik pühapäeva täis. Ja selle pastoris väga ei meeldi, selles mõttes mitte, et see pidulik ei meeldi, vaid talle meeldi seda, et tal omal ei olnud isa. Ma ei tea, kas jättis ta maha, aga tema teda kasvatas on ja kuidagi tuletas talle selliseid rasked asju meelde. Ta ütles, et ma oleksin hea meelega, et sel päeval on kuskil mujal. Stevil jutustab, ta on peale, aga ta pidi siin kohal olema. Nad olid 5 aastat paletad ärkamiseks ka. Esimene aasta nad said aru, et ärkamine tuleb homme, 5 aastat aru, et seda ei tulete kunagi. Fakt oli see. Nad kogu aeg paletad, midagi ei juhtunud enne. Ja sel päeval, isade päev oli ja sellest on tehtud, sellest on originaalvideo YouTube'is üle väga võitud vaadata. Ma olen küll vaadata seda alguses peal, et näha, kuidas see ärkamine sünnib silmade ees. Kuidas inimesed hakkavad korraga jooksma altari ette ja inimesed on elud Jumala, kuidas 2 aastat inimesed käidid miljonid läbi üle kestrid kohasena. Ja see juhtus siis seal niimoodi, et ühesõnaga Stevil jutustas seal ja see pastor korraga kogeb, et Jumal on kohal. Natuke teistmoodi on, lihtsalt koged, tunnetlikult on kohal. Ja siis ta kuidagi, ma ei tea, mida ta tegi, seal näha ka, ta tegi mingid paar arlikku liigutust, et seal trepist üles minna, aga igal jumal võttis ta rajalt maad, ta kukkus sinna pikale maha, oli selgite maas nii pikk kui laiene. Ja siis ta räägib seal oma ühes loos, et niimoodi, ta oli seal pikali. Ja siis ta küsib seal korra Jumala käes, et Jumal, kas see ongi nüüd ärkamine? Ja see, mida Jumal talle vastas, see mind täiesti šokeeris, mis niimoodi, Jumal ütles niimoodi, head isade päeva. Ja see on ärkamine. Ja mida seda tegelikult Jumal talle ütles? Vaata, meie otsime ärkamist, on ju. Jumal taastas selle mehe, ta ütles niimoodi, mina olen sulle isaks. See, vaata, ta purustas need takistused meie sees. Selle valu, Jumal tuleb sinu pärast ja minu pärast. Mitte maailma päästma, ta tuleb sind ja mind päästma. Ja kõik see muu on tagajärg. Ja vaata, et meil on, ja Jumal täidab selle puuduva vajaduse, mis meil on.
temaga kokku saamine. ja vot sellepärast ongi, et kui sa oled kristlane siis sa oled täidetud tema rahuga. Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid on väes. Jumala riik ei ole mitte söömine, vaid see on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. nii et tehke kindlaks oma kutsumine ja valik. Et vaata, et iga vaene tuleb sul, ma olen kinni kohe, lõpeb ära. Iga vaene tuleb su juurde, ütle, vaata, milline sa oled, siis võid öelda Martin Luteri komba niimoodi. Jah, seda ma olen. Ja ma olen teinud seda asja, aga ole hea, kurat, kirjuta alla. Jeesus on kõik maksnud. Sinu ja minu eest on kõik makstud. Tehke kindlaks oma kutsumine ja valik ja see ei komista iialgi. Amen. Aitäh, Aimar. Tõesti, tehke kindlaks oma kutsumine ja valik ja siis me tõepoolest ei komista. Ja kuidagi Jumal juhtis mind Luuka 4. peatükist, kus Jeesus esimest korda, mitte päris esimest korda, aga ta läks harjumuspäraselt sünagoogi ja ta rullis raamatu lahti, tema kätte anti rullraamat ja ta ütles seda, milleks siis tema on kutsutud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud, ta on mind läkitanud, kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabastamist ja pimedatele nägemist. Laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Tõepoolest on tulnud, et teha meid terveks, teha terveks murtud südamed, teha terveks katkised elud, teha meid terveks tõesti. Ja tõesti, kui me näeme neid asju sündivad, siis on Jumala riik jõudnud meieni. Tänu Jeesusele selle eest. Ja võib-olla tõuseme ja palume ka, et see sõnum tõesti oleks langenud meie südame põllumaale. Issand, me täname sind selle tänase sõnumi eest. Me täname, et püha vaimu läbi sa rääkisid, et sa said rääkida meie kõigi vastu, issand. Tänu ja kiitus sul, issand, selle eest. Ja tõesti, sa oled tulnud tegema terveks inimesi ja täname selle eest. Tõesti, palun täna, et see tervis jõuaks nii füüsilisel pinnal kui emotsionaalsel pinnal. See jõuaks meieni, issand, et meie südamed saaksid terveks, et meie ihud saaksid terveks, issand. Aga tõesti ka, et nagu me täna kuulsime ka, et sina oled meie poolt. Sa tõepoolest oled meie poolt ja mitte miski ei saa olla meie vastu. Me täname selle eest. Palume tõesti, et see sõnum, mis täna meie südamete pinnani jõudis, oleks tõesti need seemned, mis hakkavad idanema meis. Tänu ja kiitus sulle, issand, sa oled hea isa ja sa oled hea ja armastav isa. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu sulle. Jeesuse nimel, amen. Aga ma tahan lugeda ka õnnistussõnad. Ma loen 4. Moosese raamatust 6. peatükist. 24. salmist. Issand, õnnistugu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Ja nüüd me ei pea kohe ära tõttama. Me saame siia laua äärde tulla ja näeme, et Anita on siia katnud meile laua imeliselt ja tahame olla veel Anitaga koos ka, ei, väga ilus, väga hea. Sest mis